tere! Kas sul ikka kodu on või? Ei ole. Kas teil ikka raha on või? Jaa, aga me võime teile anda. Head aega! Aitäh! Mulle veel midagi väga tahtsid tegelikult rääkida. Mis teie nimi muideks on, kas te ütleksite sulle? Tiit. Aga kuule, Tiit. Mul on sulle üks ettepanek. See on tegelikult natukene isegi salastatud selle pärast, et... Okei, ma olen aus, et valitsus tegelikult eriti lubanud seda teha isegi. Tõesti. Aga ma võin teile ka kinnitada, et esiteks, need on vägagi turvalised. Kuigi, need on turvalised, väga mõõtsega. Aga tuleksite, ma arvan, et võib-olla isegi esimene vabatahtlik. Kus rahalist maksu ka see? Jaa, ärge üldsegi muretsege selle pärast, see oleks nagu... See rahaga pole kindlasti probleemi meil. Ja see test oleks siis... Meie firma siis arendab tüüpselt kaitsvaid materjale, mis oleks mõeldud siis inimkonna paremaks tegemiseks tegelikult. Ja meil oleks vaja, et te testite ühte neist, see on üks päris uus ja ma ei ole tegelikult lubatud veel ütlema seda, kui te ei nõustu selle testiga. No... Ja see muideks, te saate tasu umbes, ma arvan, et 200 eurot või rohkem natukene. No ma olen siis küll tulevast. No seda on tore kuulda, aga läheme sinna poole, see ei võta kaua, see võtab ainult mingi õhtu teil ära ja siis läheme. Hea raamat, jah? Mis seal ikka? Nii, täna me esitame meie uut produkti. Turvapaber. Oi, nii, see on meie osaühing, kus meie toodame väga kvaliteetseid turvapabereid. See siin on paber. See on turvaline. Meie eesmärgiks on toota turvapabereid, mis peavad vastu püssi kuuliga pihta saamise. Need tulevad alati väga kvaliteetsed ja inimesele tervislikud. Nii, meil on ka teil üks demonstratsioon. Nii, näitamaks teile meie turvapaberi imehead kvaliteeti, ongi meil siis üks vabatahtlik kandidaat, kelle peale siis näitame, et kuul ei lähe paljast läbi. Ja selleks, kus vedamine ikka? Ongi püssi. No eks siis paneme paberi alla, näitame seda, kui hästi kuul sealt läbi ei lähe. Nii, ja nüüd meil ongi seal süsinikjõud mehhanisme, mis siis suutab kõik selle kuuli jõu ära. Mida kohe ütled?
Siis vanem talvel või? Sinu viga nüüd. Angela, vaata, üks tüüp vedeleb seal. Lähme vaatame. kas see ka käis siis niimoodi, kus sinu poe juures oli? Ei tea. See on küll äge koht. jaa, muidugi. aga kindlasti te ei pea muretsema, et see katse kuidagi ohtlik oleks, sest et te ei ole esimene, kes meil seda teeb. Esimene? ei, te ei pea muretsema, sest et te ei ole esimene, ma räägin. Okei, aga see kast on väga lahe. Kes see seal on? ei, ta lihtsalt editib seal seda filmina, või filmi. See, kas ta surma saanud? ma ei tea, ma ei mäleta täpselt mitmes see on, aga ma olen prügest ära. ja sealpool siis on teie see koht, istuma võtame ja... Mis koht see? Ma ei näe. Kuule, kas teate, et mu ema on väga õnnelik, ma endale esimese töökoha leidsin. Ma olen ka väga õnnelik, et ma endale esimese töökoha leidsin. See on mu lemmik töökoht. jaa, ma usun, et ta on väga õnnelik. Kas ma saan palju taha või? ei. nii siis. Kas see on söögivabal või? see on vale asi võib-olla. mingi filmispordi reeglid, ma ei tea. see on vist valesti võtta. Äkki annab mulle, ma võin lugeda. Ma oskan lugeda. see on väga tore, ma usun, et sa oskad lugeda. Ei, ma käisin koolis ka muidu. väga hea. Ühe korra. See on söögivabal või? ei, see ei ole söögivabal. ära seda ära. nüüd seal lihtsalt istu niimoodi ja hoia seda nagu linna vastused tal. ei, nagu võta käest, nurkadest oli kinni. niimoodi. vaata. jah. See tundub väga imelik. ei, no mulle see on, me oleme palju seda teinud. Okei. Mina ei ole seda palju teinud tegelikult. no ma usun ennast, et ma ei ole siin varem näinud siin. Kas see on Nerfi-püstol või? aga muideks selle kohta, et ma ei ole siin palju näinud siin nagu, ma tegelikult ei näe mitte kui kedagi, kes siin käib teist korda. nüüd vahet üle. Miks? Kas teile ma ei meeldi see töö või? Mina tulen kindlasti tagasi. Sellest on minu esimene töökoht. loota võib küll, jah. Ja tulen. ole lihtsalt paigal, jah. Okei.